Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere kaunist hommikupoolikut, 8. juuni on käes ja Hans Lõugas, Henrik Roonemaa Digitunni saates. Ja tänase saate teemad on teie ees. Taas üsna ootamatult kõigile plaanitakse ringi teha Eesti 5G konkurssi, millel on mitmeid järelmeid ja neid me saame tänases saates vaadata. Sony võtab oma legendaarsed kõrvaklapid ja teeb neist uue mudeli. Kui me vist eelmises saates rääkisime, et Google plaanib uut keskklassi telefoni, siis tuleb välja, et vist plaanib umbes sarnast telefoni ka OnePlus ja midagi on selle kohta lekkinud. Arutame ühte mastaapset ideed, nimelt seda, et igasse Eesti majja, olgu see elumaja või ärimaja, peaks vedama ülikiiret internetiühendust pakkuva kaabli. Ja ma arvan, et saate lõpuks jääb aega arutleda fenomeni üle, millele on nimeks antud doom scrolling. Proovime leida sellele eestikeelse vaste ja selgitame, mida see tähendab. Digitund. Eelmine nädal tõi meile uudise Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, kes valitseb meie eetri üle, vähemalt nende lubade üle, et järgmise põlvkonna, 5. põlvkonna mobiilside võrkude ehitamise reeglid tehakse jälle ümber. Tuletame siis kiirelt meelde, et see saaga on kestnud siin üle 2 aasta või 1,5 aastat, kui esialgu mõeldi, et 5G sagedusele, mis on siis umbes 3,6 GHz sagedusel mobiilimaste, tohiks esialgse plaani järgi püstitada 3 firmat. Kes need on, selgub siis auctionil või konkursil. Kuigi me teame, kes need 3 on. Ilmselt igaüks võib välja mõelda 3 mobiilside firmat. Aga saabus ka 4, kes arvas, et see mõte on halb ja vale ja rikub ausat konkurentsi, sest et õhus nii-öelda eetrit on rohkem, seda võiks jaguda 4 firmale, see oli Levikom, kes seda ütles, vaidlustas igas võimalikus vaidlustuskohas selle konkursi reeglid, kuni asi jõudis kohtusse välja. Ja seda vaieldi täna siis pool aastat, sel aastal ligi pool aastat kohtus, kuni lõpuks jõuti otsuseni, et kõik on õige, võib küll teha nii, et jaotatakse see 3 pakkuja vahel see eetri vahemik, mille siis viimane puent selle lool, et pärast kohtuotsust otsustas värske IT-minister Raul Siem, et ei, see kõik vaidlus on olnud asjatu, tegelikult võiks selle eetri jagada ikkagi 4 osalise vahel. Jah, no sa ütlesid siin väga kenasti saate alguses, et järgmise põlvkonna mobiilside võrk. Ma arvan, et kui me siin veel kaua vaidleme, siis sellest saab meie jaoks eelmise põlvkonna mobiilside võrk, sellepärast, et see 5G ikkagi järjest enamates maailma paikades on ammu olemas ja ma just vaatasin siin, et Soome selle sama sagedusvahemiku, mille üle meie nüüd siin alles veel vaidleme ja alles hakkame seda konkursi korraldama. Soome vist andis paar aastat tagasi juba tegi selle auksjoni ära ja Soomes on 5G teatud kohtades püsti ja täitsa läheb. Ja Soomes muide tehti 3 korda 130, nii nagu algselt siis plaaniti Eestis. Nii et Soomes on 3 suurt operaatorit, igaüks sai 130 MHz. 3. juunil oli tähtpäev, kui 30 Soome linnas on toimiv 5G võrk. Nii et meil on 0. Ja meil on 0 ja kui nad nüüd seda konkurssi veel edasi lükkavad ja siin mõtlevad ja konsulteerivad, et siis kuni lõpuks ehitama hakatakse, et väga kahtlane, kas ja kui palju siis näiteks me sel suvel oma maal asuvates kodukontorites või kusagil seda näeme, et see ilmselt mitte. Kuidas me siis seletaksime seda nähtust, et pikka aega on vaidlus olnud, üks ütleb A, teine B ja siis pärast vaidluse lõppu üks osapool muudab oma seisukohta. Kas see on poliitilise tasandi otsus või? Vaata, siin on selline lugu, et nii palju kui ma olen aru saanud, siis on argumente mõlemal poolel, et rohkem konkurentsi turul on ju alati hea. Selle vastu on väga raske vaielda, eks ole. Täna meil on 3 mobiilside operaatorit, meil on Euroopa tõenäoliselt kõige taskukohasem mobiilside ja ma arvan, et suur põhjus on see, et meil on väike turg ja 3 üksteisega vihaselt konkureerivat mobiilside operaatorit. Kui me nüüd lisame sinna veel 4, siis teoreetiliselt ega sellest midagi halvemaks ei tohiks minna. Aga mida siis mobiilside firmad, need 3, kes oleks algselt siis tõenäoliselt saanud need litsentsid, mida need 3 ise välja toovad,
ja mis minu meelest on ka täitsa adekvaatsed ju argumendid, on see, et esiteks me jagame täna laiali 390 megahertsi. Ja algne plaan oli see jaotada 3-ks, jagad ära 3-ga, siis saad 130. Täpselt. Ja mobiilside maailmas on see, et mida rohkem sul seda mida rohkem megahertse sul käes on, seda kohta öeldakse, mida laiem riba, seda suuremaid kiirusi sa saad pakkuda. See on väga lihtne valem. Ja kui sul on käes 130 megahertsi versus seal näiteks 50 megahertsi, siis sinu võrk lihtsalt ongi palju suurema läbilaskevõimega, on ju. Ja mis riigi see mõte oli see, et me võtame selle 390, mis on võimalik välja anda, teeme võrdselt 3-ks. Ja seetõttu riigi käitumise tulemusena ei teki kellelgi konkurentsi eelist, on ju. Et me andsime, plaan oli välja anda 3 täiesti võrdset vorsti. See vorsti metafoor tundub viimasel ajal on selline arusaadav ja laialdaselt kasutatav, et kasutame siis ka, et riik plaanis välja anda 3 võrdset vorsti, 3 latti. Ja see oleks olukord, et igaüks saab täpselt ühesuguse, ise teavad, mis võrgu nad sinna ehitavad, mis hinnaga, mis teenust, kuhu kohta on ju, aga et see baastase on, siis kõik on võrdsed. Nüüd, kui me teeme selle 4-ks, siis tegelikult võib tekkida olukord, et kas see 4 ehitab nüüd ka oma võrgu, et meil on 4 võrdset vorsti, aga mida ikkagi peetakse täna pigem tõenäoliseks, on see, et 1 3 ostab selle 4 ära. Tekib selline rikas pruut tekib turule, kuna tingimustes on kirjas, et iga firma saab taotleda ainult 1 vorsti. Ei saa niimoodi, et annad mitmele selle taotluse, igaüks saab 1 ja nüüd 4 saab veel. Ja see 4 korraga muutub väga ihaldusväärseks pruudiks kellelegi ja sellepärast, et kui sa selle 4 nüüd ära ostad, siis meil on turul olukord, kus meil on 3 mobiilside operaatorit, 2 on nagu väiksemad vorstid ja 1 vorst on poole suurem. Ja järelikult ta saab oma poole suurema vorstiga toita poole rohkem inimesi. Ja see stsenaarium on see, et nendest 4 võimalikust soovijast siis 3 on, ütleme, suured Skandinaavia operaatorid, kes ilmselt ei müü oma sagedust küll, aga kohalik Eesti sideettevõtja võib tahta teha tulevikus teha eduka tehingu. Muide, mis isegi kui me kaugemale vaatame, et siin on olnud ju hääli, et Tele2 on tegelikult müügis. Sellest on aastate jooksul niimoodi siin ja seal räägitud, et kuidas see tegelikult on, me ei tea. Aga ütleme näiteks, hüpoteetilise näitena, et me jagame välja 4 5G litsentsi, kõik 3 mobiiloperaatorid saavad 1 ja Levikom saab 4. Ja ütleme näiteks, et Telia ostab Levikomi ära. Nüüd Elisal on, jällegi see on hüpoteetiline lihtsalt, et Elisal vaatab ringi turu peale, et mis me nüüd siis teeme, me ei saa välistada, et sel juhul on neil peaaegu, et sundkäik võib-olla osta Tele2 ära. Kui see on müügis on ja kui konkurentsiamet lubab liitumist ja nii edasi. Ja selle tulemusena me võib-olla saavutame olukorra, kus meil on 3 asemel 2 operaatorit turul, mis tõenäoliselt ei ole hea tarbija jaoks. See on selline üks võimalik nagu mudel. Me ei tea, kuidas see läheb. Võib-olla ehitab Levikom välja oma mingi 4G võrgu, mis on ülikallis. 5G. Vabandust, 5G, jah. Kus, kas on nõus panema majandusse seda raha ja seda kõike me ei tea, on ju. See võib ka veel juhtuda ja siis on tarbijatel väga hästi. Aga võib juhtuda, et ta ostetakse ära ja siis on natuke halvasti. Ja mis on veel teine selline probleem, mis mulle pigem tundub, et äkki on selline tehniline näpukas, on see, et tegelikult sellest 390 megahertsist, mida me täna oksjonile paneme, 200 ei ole kasutatav. Sest 200 on täna Venemaa mingi satelliitside, ehk tegelikult on kasutatav ainult 190 täna. Kas ja kunas Venemaa meile selle 200 nagu annab, mida ta peaks nagu vabastama mingil hetkel. Mitte keegi ei tea. Ja seetõttu me ikkagi arvestame täna, et me saame Eesti 190 ja seal nüüd on jällegi operaatorid ütlevad väga suur vahe, kas me ehitame 3 võrku sinna 190 sisse, kus me siis saame pakkuda tõesti 4G-st paremaid kiirusi. Või see 190 omakorda tehakse veel 4-ks, mis näiteks Telia on välja öelnud, et siis läheb see riba laius nii väikseks, et sinna ei saagi mingit mõistlikku asja ehitada. 40-50 megahertsi. Jah, et see on lihtsalt liiga vähe. On ju. Ja siit tuleb veel omaette probleem on need, kui algselt oli siis niimoodi, et kui Venemaa kunagi oma see 200 vabastab, siis iga operaator saab juurde. Selle peale mingit eraldi oksjonit, nii palju kui mina aru sain, ei plaanitud korraldada, et kui see 200, kui jumal annab meile selle, siis operaatoritele antakse juurde. Siis algses plaanis oli see, et siis neile tekivad sellised järjestikused sagedusblokid. Et see, mis sa täna saad ja see, mis see Venemaa osa siis juurde annab, need tõstetakse kuidagi kokku ja sul on järjest on need megahertsid. Siis nüüd selles uues ettepanekus, mis ma loodan, et on tehniline näpukas, on see, et need jäävadki väga eraldi.
et sul on seal, kuna see on 3400 kuni 3790, mis läheb välja, siis näiteks sa ostad sealt mingi 3400 kuni 3400, ma ei tea, 50 ja siis saad sealt lõpust mingisugune, ma ei tea, 3800 kuni 3850 näiteks. Et siis operaatorid ütlevad, et neil ei ole seadmeid, mis võimaldavad kahes nii erinevas sagedusvahes opereerida, mis tähendab, et kui see nii jääb, siis nad on ühel hetkel olnud sunnitud ehitama põhimõtteliselt teise 5G võrgu teiste antennidega peale, mis on kallis ja kui me siin räägime, et palju me need antenne üldse tahame, et siis selles olukorras põhimõtteliselt me saaks 2 korda rohkem antenne täiesti tühja asja pärast Eestis. Et need on need operaatorite sellised vastuargumendid ja minu mõttes need on täitsa pädevad. Igatahes väga suur ootamatu pööre tuli eelmine nädal ja kaugele me sellega jõuame. Kas see siis saab teoks tõeline konkurss? Ma arvan, et lähinädalad näitavad seda. Igatahes on selge, et me ootame edasi seda tulevikuvõrku ja loodame, et temast saab ikkagi olevik üks hetk. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi, pöörame tema jutu heliradadele, täpsemalt sellele helile, mis tuleb kõrvaklappidest ja vahendame uudist või kommenteerime uudist selle kohta, et Sony toob oma legendaarsetele juhtmevabadele kõrvaklappidele ilmselt järje. Tegu on siis võib-olla ühe maailma kõige keerulisema mudeli nimega tootega. See on Sony puhul väga tavaline. Väga tavaline. Sony VH-M3 oli siis vana ja võib tulla, et M4 on see, mis on uus mudel. VH-1000XM3 on sellepärast legendaarne, et ta oli võib-olla selline teerajaja. Ja tegu on, kellele silmete ei tule, siis see VH-1000XM3, siis need suured üle kõrva käivad klapid ilma juhtmeteta, mis tegelikult teevad suurepärast mürasummutust, et sa saad ennast lõigata ära ümbritsevast ebameeldivast mürast. Olgu seal lennukis, mühas reisid või autos või bussis või tänaval või kontoris või koolis. Et nad aitavad seda helimaastikku sinu ümber täiesti ümber kujundada. Kas on mõtet uutel klappidel? On seal midagi veel, kuhu edasi minna? Nojah, maailmas on paar-kolm kõrvaklappi mudelit, mille kohta siis käib see arutelu, et kas need on maailma parimad suured müra emaldavad klapid või ei ole. Ja ma tean, et need Sonyd on hästi populaarsed teatud kasutajate seas. Need on just need inimesed, kes töötavad avatud kontorites, kus on palju müra. Need inimesed, kes reisivad, sulgudes reisisid palju lennukitega, kus on palju müra, et need Sonyd ja viimasel ajal ka ühed peaaegu sama, natuke kallimad posed on siis need maailma parimad olnud ja neid Sony uusi mudeleid on oodatud küll. Ja nüüd on siis Walmarti lehel huvitaval kommel on lekkinud nende uute klappide andmed ja mõned asjad, mis me saame välja tuua, on see, et põhimõtteliselt midagi väga suurt ei muutu, et eriti välimuses ja nendes materjalides midagi ei muutu, et nad näevad väga sarnased välja. Ja ilmselt tunduvad väga sarnased peas ja heli on ka väga sarnane, aga mõned muudatused, et nüüd nad suudavad siis ühenduda rohkem kui ühe seadmega korraga, mis arvestades, et meie telefonidel ei ole kõrvaklapiauke, on erakordselt tähtis, sest siis sa saad panna nad nii arvuti külge kui telefoni külge korraga. Siin oleks väga huvitav teada saada, kuidas on selle vahetuse teinud, et ma tahan, et oma heli lülitada telefonilt arvutile vastupidi, et kui mugav see on. Või tähendab see 15 sekundilist mingi menüüdes kappamist ja ümbervahetamist? Võib-olla nad suudavad lausa lihtsalt, kui paned mõlemast heli mängima, siis tuleb mõlemast heli. Näeme. See on nagu see minu jaoks selline võtme funktsionaalsus. Jah, siis nad on mingisugust, ütleme see teine, see on põhimõtteliselt esimene selline asi, mille pärast mina kaaluks vahetamist ja teine on see, et nad vahetavad siis Bluetooth 4.2 standardi uue Bluetooth 5 vastu, mis ka väga selline suur hüpe ei ole, aga ikkagi, et paaritumisajad on kiiremad ja siis see ühenduse selline stabiilsus peaks olema parem, et Bluetooth 5 on parem kui 4.2. Ja siis on mõned huvitavad asjad sinna pannud, et mingisugune tehnoloogia nimega Edge AI, mis nad ütlevad siis, et taastab detaile kõvasti kompresseeritud helifailides. Jumal teab, mida see tähendab, et kas ma olen alati väga skeptiline, kui mingisugune algoritm või AI hakkab kuidagi oma peaga heli paremaks tegema, et väga harva tuleb sellest midagi head. Seal võib olla midagi, mida see Edge AI üldiselt tähendab, on see, et see
see tarkvara või masinõpe, mis aitab siis nii-öelda halvast mürast leida hea signaali üles, ei ole kuskil on ju serveris või pilves, vaid seal samas klappide sees oleval kiibil ja kui näetavasti need kiipide võimekused muutuvad ühe suuremaks, siis on ka suurem tõenäosus, et tegelikult see töötab juba hästi, ilma et ta seda heli laeks kuskile pilve ja tõmbaks alla jälle, vaid ta kohe. No midagi sarnast lubavad nad teha ka mikrofoni kvaliteediga. Ehk et need mikrofonid jäävad enam-vähem samasuguseks, aga lihtsalt tarkvara on parem, mingi protsessing on seal parem, et siis kui sa nendega telefoni kõnesid teed, et siis ajal peaks olema selgem. Ja mis on huvitav, on veel üks uuendus on Adaptive Sound Control, mis nii palju kui ma aru saan, mõte on siis selles, et need kohad, kus sa tihti käid, nendel on oma selline heli sõrmejälg, ma arvan, et kui sa käid tihti mingi spetsiifilises kohvikus on ju, siis seal see taustaheli, mida ta peaks summutama, on ühtemoodi ja kontoris sul teistmoodi, et need klapid nagu õpivad seda ja siis saavad aru mingil hetkel, et kus sa oled ja siis see müra eemaldus on selle võrra targem. Mis mind pani kohe küsima, et kas nüüd siis ka kõrvaklapid hakkavad küsima juurdepääsu sinu asukohale ja GPS-ile või nad saavad selle lihtsalt selle heli sõrmejälje järgi nagu aru, et ma olen siin. Ei tea. No kõlab nii, et üks väga hea asi, mõnes asjas võib minna natuke veel paremaks, aga kas see on siis tõeline muutus või ei, näeme. Vaatame veel tulevikku ja mainime seda, et räägime üht Hiina telefonitootjast, kelleks on OnePlus ja OnePlus on selline entusiastide meelerõõm olnud, kes on toonud suhteliselt mõnusa hinnaga väga võimekat tehnoloogiat. Aga nende väidetava uus mudel, mis tuleb välja, kannab nime OnePlus Z, võiks siis olla järg nendele soodustelefonide reale. Soodustelefon. Ilmselt jah. Ja sellepärast, et kui me seda nime peale mõtlema, siis võib meelde tulla see, et OnePlusil on olnud palju neid numbriga seeriad 1, 2, 3 ja nii edasi, aga OnePlus X oli siis nende mõne aasta vanune soodustelefon ja see Z võib olla selle järelm, tulemus, aga see ei tähenda, see telefon näitajate poolest kuidagi kehvem oleks. Muidugi on see 5G sees. 5G, tohutu ekraan ilmselt üle 6 tolli või 6,4 lausa ja küsimus on, et kas see hinnaga jääb siis sinna, mida meie oma soodustelefonide mõttes, ma ütlen, nimetaksime kuskil 500 euro kanti. Et kui on 500 selle ümber. Ja kui nad tõesti teevad sinna 90 Hz OLED ekraani ja panevad külge praeguste lekete andmetel 3 kaamerat, ehk siis tavakaamera ja lainurk ja veel mingi 2 megapikseline makro ja panevad 4000 mAh aku ja see kõik jookseb Snapdragoni küll 765G protsessoril, mis kellelegi midagi ei ütle, aga see on siis see nagu keskmine põlvkond, eks. Et siis mul ausatades tekitab ja kui ma tuletan meelde seda Pixel 4a leket, millest me siin, ma ei tea, 1-2 saadet tagasi rääkisime, siis mul tekitab see küsimus, et kas nüüd lõpuks ometi on aeg käes, et võib osta keskklassi Androidi telefone, sellepärast, et protsessorid on läinud piisavalt kiireks ja ekraanid piisavalt heaks ja juba sinna pannakse 3 kaamerat külge või siis Pixeli puhul 1 väga hea kaamera, et kas aeg on käes äkki? Seda on küll aastaid on ju proovitud. On küll jah, aga eks me näeme seda lähiajal. Igatahes kindel on see, et see konkurents on nii tihe, et nad peavad millegagi üllatama. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere, head kuulajad, läheme digitunniga edasi ja meil on nüüd saates liinil üks külaline, kelleks on üle Eesti tegevjuht Toomas Koobas. Tervist! Tervist! No me helistasime teiega lühidalt rääkida ühest mõttest, mille te eelmise nädalal ajalehes ühe loo käigus välja käisite, mis puudutab umbes midagi sellist, et peaks kogu Eesti katma ülikiire internetivõrguga. No öelge lühidalt, mis see teie ettepanek täpselt on? Hans, suur tänu selle kõne eest, mis hommikul tegid ja saatesse intervjueerima või intervjuud andma kutsusid. Minu arust on see tervikteema senini käsitletud mitte piisavalt, võib-olla ka ebaselgelt osaliselt ja samas on ta nii oluline meie jaoks. Et kui ma korraks enne ettepaneku juurde minemist annan võib-olla sellised sissejuhatusena, et kui kellegile täna öelda, et Eestis on internetiga
midagi halvasti, siis esialgu tõusevad paljud tagajalgadel ja ütlevad, kuulge, digiriik, internet, see on ju peaaegu võrdusmärk Eestiga. Tegelikkuses see võrdusmärk tekib sellisest faktidest, et me oleme hea mobiilse katvusega riik, ehk mobiilne andmeside on hästi arenenud. Teine asi, et avalikud teenused üle interneti on saadavad, ehk riik on teinud selle peale nagu palju head tööd. Ja kolmas asi, et võib-olla mitmed startupid on teinud murrangulisi tehnoloogiaid. Kuid, kui me lähme nüüd tavalise elaniku tasemele, siis inimene ütleb, et internetiühendus on aeglane ja kallis. Ja kui nendest kahest sõnast nüüd korraks kinni võtta, siis tegelikult edasine arutelu valgub nii laiali, et keegi ei saa enam aru ei bittidest, baitidest, lairibast, viimasest miilist ja nii edasi. Ehk sealt hakkaski see arutelu meie ettepanek sündima. Ja mis see mõte on, milleni te välja jõudsite, mida te kutsute üles nii-öelda Eestit tegema? Just, me kutsume üles rajama üle-eestilise, operaatori neutraalse, ülikiire interneti jaotusvõrgu. Ja kui nüüd proovime selle pika sõnade kombinatsiooni lahti arutada, siis meie ettepanek on see, et see olukord enne ei muutu, kui kõikidel Eesti hoonetel, eramutel, ärihoonetel ei ole fiiberoptilise kaabli ühendust, mis on rajatud riikliku investeeringuna, mitte sideoperaatori poolt. Ja see oleks siis tõepoolest 100% ulatuses. Kui me niimoodi lahendame, siis sealt hakkavad pihta nüüd järgmised ettepanekud. Ühesõnaga, see mõttel on, see kõnetab võib-olla neid inimesi ka, kes igapäevaselt tehnoloogia teemasid ei hekselda oma peas, et kas või meil eriolukorras kolis kogu haridussüsteem sellise kaugõppe peale ja e-kooli peale ja igaüks pidi aru saama, et see, et tal kiire internet töötab, sellest tõesti sõltub kas või see, et laps saab õpetajaga suhelda, eks. Aga kuidas teie nägemuses sellest me siis võidame, et kujutan ette, et ühe väga-väga suure investeeringu võtaks Eesti ette, et mis see võit või kasu meile sellest oleks? Ma arvan, neid positiivseid argumente, miks seda teha, on tegelikult väga-väga palju. Need on tõesti väga palju. Aga enne kui ma võib-olla nende juurde veel hüppan, siis tahaks öelda, mis on tegelikult Eestis hästi. Hästi on lisaks eelpool mainitule on hästi see, et meil on välja ehitatud põhivõrk. Ehk kui ma korraks tooks nagu võrdusmärgi paneks vahele, et nagu maanteed on välja ehitatud. Aga inimesed, kui nüüd korraks tekida lihtsaid võrdlusi, ei ela ju maanteed ääres. Nad elavad tänavatel. Meil on vajalik tuua see põhivõrk nüüd iga hooneni, ehk pikki tänavaid iga majani. Ja see muutus, kui ma korraks võib-olla veel ütpan numbritesse, et põhivõrku on investeeritud Elasa poolt Estvin projekti raames 70 miljonit eurot. Meie ettevõte ei tegele konkreetselt ei võrkude planeerimise, projekteerimise ega sellise eelarvestamise lahendustega. Meie toodame mikrotorusid fiiberoptilise kaabli jaoks. Kuid astudes numbritesse ja rääkides oma klientidega, meil on kliente 18 erinevas riigis, nad ütlevad, et viimane ehk siis jaotusvõrk on 10 korda kallim või suurem investeering kui põhivõrgu investeering. Loomulikult see on täna nii-öelda orienteeruvalt öeldud ja see orienteeruvalt öeldud viib meid suurusjärku kuskil 500 miljoni euro ja 1 miljardi vahele. Küll, mis me sellega rajame? Me rajame tulevikuvõrgu. Ja tulevikuvõrku oma nimena juba ainuüksi on minu arvates suur asi, mis väärib, et hakata mõtlema. Aga ma täpsustan teie plaani, et see investeering, ikkagi väga-väga mastaapne investeering, aga investeering tulevikku tähendaks seda, et tekiks selline võrk, mida siis kus ei paku internetiühendust reaalselt või internetiühenduse teenust, mitte üks kommertsfirma, vaid see oleks selline nagu on elektriliinid on jagatud, mille kaudu ma saan osta ükskõik millise elektrienergia tootja energiat. Et see oleks selline neutraalne, kus saaks siis olla vaba konkurents või? Just, et selles on nagu
üks osa meie sõnade kombinatsioonist, et on operaatori neutraalne taristu ja operaatori neutraalne tähendabki seda, et teenuse pakkujate vahel, kes siis hakkavad seda taristut rentima, tekib turutingimustel konkurents, millest siis loomulikult iga klient saab endale valida sobiva teenuse pakkuja. Et minu arvates, kui me selle sõnakombinatsiooni iga sõna korraks läbi mõtleme, siis sellega me lahendame selle probleemi, et internet on aeglane ja kallis. Kui me nüüd täna selle 500 miljonit näiteks maasse kaevame ja iga linnamaja ja maamaja ja võib-olla ka iga sauna fiibriga varustame, kas teil on mingit hinnangut, et ma ei tea, kui pikaks ajaks see fiiberoptiline võrk on moodne ja kasutatav, et kas see tema eluiga on 50 või 100 või 200 aastat? Kas täna keegi oskab seda üldse hinnata? No kindlasti mina ei oska. Ütleme, et küll aga me võime öelda lihtsustatult, et fiiberoptilise kaabliga lahendus on tulevikukindel. Ja tulevikukindlus tuleneb sellest, et valguse liikumise kiirus on täna teadaolevalt suurim liikumise kiirus, mida on vähemalt praktikas võimalik rakendada. Ja sellest mõttest või alusmõttest tingituna võime öelda, et fiiberoptilise kaabliga investeering, nii-öelda ma julgeks öelda, tänasest 50–100 aastat toimib kindlasti. Lisaks on praegult minu arvates ka selline momentum ehk riik, ehk me siseneme eeldame teatud majanduslangust, kus me ootame, et riik peaks investeerima tulevikku, mitte klattima laenudega oma vanu auke, tekitatud lubadustest auke. Et tuleviku võrku investeering, see oleks minu arvates praegult see suur asi, kuhu võiks panustada, mille võiks üles ehitada. See investeering annaks samaaegselt tööd, tellimusi kohalikule ettevõtjale, ehitajale, kellel iganes. See periood võiks kesta 5–10 aastani, ehk seda taristut ei ole võimalik rajada nii-öelda sõrmenipsuga. Ja ma arvan, et see nii-öelda lihtsalt välja öeldes, et seda võiks teha või alustada selle üle arutelu. Ja see on hea lähtekoht, aga mul on teile üks küsimus teie oma arvamusartiklis, mis te mainisite, oli selline fakt või väide, et praegu teatud piiratud ulatuses Elektrilevi ehitab seda viimase millivõrku teatud turutõrke piirkonda ja väidetavalt on siis need inimesed, kes on saanud Elektrilevilt pakkumised, palun, teine tuleb see kaabel, neist ainult 5% on vastu võtnud sellise pakkumise 20%. On see tõesti nii ja mis te arvate, miks see nii väike number on? See konkreetne number tuleb kas 28. aprilli Elektrilevi kas pressiteatest või intervjuust, kus nad tõdesid, et kahjuks inimesed on liitunud 20% ulatuses. Ma arvan, me läheme väga detailseks, kuid minu arvates on tegemist probleemiga, mis tuleneb prioriteetide järjekorrast, kus kohas on alustanud Elektrilevi võrgu väljaehitamist. Kuna valitud tehnoloogia nende poolt enamikus, vähemalt 70% ulatuses või reaalsusest ka täna rohkem, on valitud postidele, siis seda tehakse nendes piirkondades, kus on väiksemad kinnistud ja rohkem poste, ehk rohkem punkte on võimalik saavutada ja loomulikult reaalsus on see, et liitujaid on vähem. Kui te täna kuuleksite, et väljaehitatud võrgus on 20% ainult huvilisi liituda, kas te teate kedagi, kes ei taha liituda kiirema internetiga ja parema paketiga? Mina ei tea. Järelikult midagi on seal valesti. Ehk järelikult meil tuleks millegi pärast läheb see arutelu alati tädi Maalini parima tähenduse juures. Me tegelikult peaks vaatama, meil on täna Harjumaal, Tartumaal, Raplamaal, igal pool on suured piirkonnad, mis on ilma sellise taristuta. Ja peaks rääkima sellest, kuidas see lahendada fiiberoptilise kaabliga, nii et see kestaks tuleviku võrguna 50–100 aastat. Toomas Kaabas, aitäh teile meiega rääkimast, aitäh oma ideed tutvustamast, loodame omalt poolt, et see saab tuuletiivadesse. Mul on selline küsimus, et kes oleks see mees, kes riigis selle teema vedada võtaks? Sest see on tegelikult riiklik teema.
Ja see on poliitiline otsus, ma arvan. Et keegi peab tegema otsuse, jah, et nüüd teeme. meil on selle peale isegi minister, et kui me poliitilist tasandit vaatame. Kui minister kuulab, siis siin on teile üks idee, mis üles võtta ja arutusele võtta. Meie läheme siit taga väiksele pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja tahaks hea kaassaatejuhi käest küsida, kuidas sul oma elektrirattaga läheb? Ma mäletan, eelmisel hooajal sina olid just see, kes sõitis igale poole elektrirattaga ja ütlesid, et see on maailma kõige parem asi. Elektriratas oli tõeliselt super asi ka eriolukorra ajal, kui ei tahtnud teiste inimestel kokku puutuda, aga oli vaja liikuda väljas käia ja hoolimata vahepeal jubedast ilmast siis aitas. Ühesõnaga väga hea ratas, mitmed aastad juba sõidab ja minu esimene tehnikaseade, millele ma ei julge teha tarkvara uuendust. Ma alati teen kõigele, aga see töötab praegu nii hästi, et mul on mingi siuke kahtlus uss, et äkki ma keerataks midagi tuksi või ma ei tea, seal ei ole ratsionaalset põhjendust. Aga ta töötab, käiguvahetus, tuled, laadimine, kõik on nii hästi, et miks ma uuendan tarkvara? Tal on Bluetoothiga ühendus, millega siis ratta tarkvara uuendada. Eesti tootja Ampler ratas on mul ja töötab hästi. Ehk siis e-rattad on igati head asjad. Miks ma küsin on see, et üle maailma igalt poolt tuleb praktiliselt iga nädal nüüd uudiseid, kuidas kogu see eriolukorra jama on hüppeliselt kasvatanud e-rataste müüki ja üldiselt ka jalgrataste müüki, aga eriti suure hüppe on siis teinud e-jalgrattad ja näha selline väga selge trend, et inimesed kolivad sinna ratta selga ja nüüd on selline igavene küsimus on see, et kas nad kolivad autost ratta selga, mis oleks ju hea, või nad kolivad bussist ja trammist või jalakäimisest ratta selga, mis siis mõned inimesed ütlevad, et ei ole nii hea. Iseenesest on minu meelest natuke koomiline, kui autoga sõitvad inimesed muretsevad selle pärast, et elektritõuksiga sõitvad inimesed ei liiguta ennast piisavalt. see on, et võib-olla võiks siin vaadata seda palki oma silmas enne. Aga mis selline sinu kogemus on, et kas sa kasutad teda igapäevaseks nagu ringi liikumiseks või mis see areaal on näiteks elektrirattaga mõistlik üldse läbida? Ma arvan, et minu enda pilli suhtes, ütleme, ma elan kesklinna kõrval olevas linnajaos ja sobib nii kesklinnas käimiseks kui oma kodu ümbruses käimiseks mõlemad pidi, et ta annab sellist pikematele sõitudele juurde nii-öelda valmidust minna ette, sest pikem sõit, mida võib-olla paljud, mina ka mingitel kordadel ei viitsiks teha, kui ma tunnen, et ma pean minema nagu sporti minema tegema, aga tegelikult ma tahan minema asju ajama, et see ei ole minu sportlik sõit. Aga Tallinna puhul on see, et seal, kus mina sõidan oma selle e-rattaga, ma oma pereliikmed mõtlen alates vanusest mingi 6 kuni 66 või 76. Et ütleme, mina olen seal vanusegrupis, kus ma sõidan Tallinnas selle rattaga, aga nende teistele vanuse äärmustele, kas ma neid samu teid julgeks minna soovitama sõitma, ma ei usu, et seal on pigem asi selles, et see tehnika võib olla hea, see masin võib olla hea, e-ratas annab sulle tohutult sõidu julgust ja rõõmu juurde. Aga kahjuks seda linnakeskkonda muuta on raske. Kuidas see sinu mõtteviis on? Ma siis toon ise näite, et mul on tavaline, mitte e-ratas. Ja kui ma asju ajan, et siis ma olen tähele pannud, et minu jaoks selline psühholoogiline piir selle liikumiskauguse juures on kusagil seal, ma arvan, ma ei tea, 7 ja 10 kilomeetri vahel, võib-olla 7-8. Et kui ta on seal, ütleme, kuni 7, võib-olla kuni 8, siis mul on väga okei mõte, kui ta asub suunas, kuhu on normaalne rattatee, et ma lähen rattaga, kui ilm on ilus ja niimoodi. Aga sealt edasi, ma toon näite, et kesklinnast Viimsisse käisin ja väga tore oli, aga see on ikkagi selline ettevõtmine juba. Et sa automaatselt ei roni ratta selga, et kas e-ratas muudab seda tasakaalu, kas see arvestuspunkt, kuna temaga on kergem vändata, on kaugemal või ei ole? Ma arvan, et e-ratas võtab ära need sirged. Ütleme nii, et ma ei viitsi minna sinna, kus mul on palju ukerdamist, ehk mul ei ole rattateed, ma olen ületama väga keerulise ristmikke kuskilt minema läbi. Ma tunnen, et see on pigem tüütus. Kui on kuskile suunas lihtne sõita, kuna on pikk sirge tee, siis selle tee pikkus mul enam ei loe. Sest see mootor aitab seda pikkuse vahemaad nagu läbida mõnusasti. Loeb see, kas ma saan sinna mõnusasti juurde või ei saa.
ja võib-olla, et ma lähen hoopis kaugemasse kohta, kuhu on hea sõita mööda sellist turvalist ja mõnusat teed ja ma ei lähe palju lähemasse kohta, kus ma ootan fooride taga pool aega, mööda äärekivisid üles alla, kas olen kitsadel jalakäijate tänavatel või autode vahel. Ristumised kõrvaltänavatega on minu lemmikteema, eriti eramajade rajoonides. Täpselt, väga pime nurk. Jah, väga õudne on alati või näiteks ka need hoomid ja aiad, kust ma sõidan mööda kõnniteed, sellepärast, et näida Kadaka teel näiteks ei olegi võimalik mujal sõita, see kõnnitee on seal imaginaarse laiusega ja igal pool on kas kõrvaltänav või hoov ja siis ma kogu aeg mõtlen, et kui siit nüüd keegi tuleb, et siis on väga halb, on ju. Jah, et e-ratas võtab ära selle, et ta annab sulle, ütleme, sellise lisajõu pikema sõidu puhul ja ei ole ka niimoodi, et sa istud seal ja igavled või puhkad või hakkab sul külm, sest et sa saad ikkagi sõita nii suure füüsilise koormusega, kui sa tahad, aga ta annab sulle juurde kiirust, kui sa tahad veel, siis ütleme, ise paned, ütleme, teatud hulga jõudu ja tema paneb teise hulga sinna otsa. Nii et, sul on nagu see riigi toetus, et leia omalt 50% ja siis riik paneb teise 50 juurde. Nii on. Väga hea. Me saate lõpuks lubasime rääkida ühest terminist, mis mina ei tea, kui uus või kui vana see on, aga mina alles paar päeva tagasi komistasin selle otsa, kuna Wall Street Journalis vist oli üks pikem artikkel selle kohta ja see termin on doom scrolling. Mõnikord ka doom surfing. Minu jaoks ka uus. Kas sa oskad seletada, mis see tähendab või kas sa guugeldasid, kui ma enne ütlesin sulle? Ei, ma ei teadnud, mis see on. Ja nüüd sain teada. Ehk siis, kui ma peaksin kuulajatele lühikokkuvõtte tegema, siis tegu on selle kerimisega, mis me oma telefoni ekraanil teeme õhtul. Kui päevategemistel on kriips all, tahaks hakata magama jääma, aga ma heidan veel ühe pilgu sinna telefoni. Ja olgu see sotsiaalmeedia voog või uudiste voog kerid ja jäädki kerima. Ja sellega tekib selline üha suurenev ärevus või arusaam, kui jubedasti on lood maailmas ja kuidas ma ei saa ju praegu seda käest panna ja loobuda. Esiteks sa oled kauem selle telefoni ees ja teiseks sa ei saa ka öösel magada. See vana Eestis on väga, väga hästi paika pidav vanasõna, et hommik on õhtust targem ja ma ei tea, miks see niimoodi on, aga õhtuti tunduvad asjad ju tihti õudsemad. Kui hommikul ärkad üles, siis ma räägin, ei olegi väga hull. Aga õhtul tõesti, et neid igasuguseid online uudiseid, tweete, Facebooki sissekandeid lugedes, mõtted hakkavad peas kerima ja sul tekib selline lõpmatu ahel, eks ole, sellest, et vaatan veel sealt ja nüüd vaatan sealt ja nüüd vaatan, äkki on tegelikult tulnud mingi uuendus selle halva olukorra kohta, kus öeldakse, et see ei olegi ikkagi nii halb või, aga siis on tulnud uuendus, kus öeldakse, et on veel halvem ja sellest on saanud eraldi sinna nähtus. Ma ei tea, kuidas seda eesti keelde tõlkida, õõvasurf äkki või? Võib-olla jah. Probleem on ka see, kui eks mina jälgin liiga palju Ameerika meediat ja kanaleid ja nemad ärkavad muidugi sellal, kui sina hakkad magama minema. Et ma hakkan magama minema ja sealt hakkab uudiste voog tulema. Et peaks ümber orienteeruma Aasia või spetsialistiks või sinna peale, et seal on nagu hommikul vaatad ära, mis seal toimus, aga õhtul on neil seal vaikus. Ühesõnaga, õõvasurf või äkki keegi mõtleb parema termini välja, aga see on ma arvan, üks väga oluline asi, mida oma käitumise juures tähele panna, et endiselt me väga palju muretseme, et minutilise täpsusega, et kaua mu laps on olnud arvutis või kaua ta on telefoni vaadanud, aga tegelikult see, mida me endaga teeme, seda me tihtipeale ei näe. Ja ega mul on ka nõuab jõudu, et öelda endale, et enne magama minekut ma ei tee seda tiiru meedias ja sotsiaalmeedias, aga tegelikult oleks vaja mitte teha. Ja, mul on sama ja mul on ka kõigile, kes nuputavad, kuidas sellest lahti saada, ühesõnaline soovitus. Selle vastu aitab õhtul selline asi nagu panna leiutis, raamat. Ja sellega meie saade täna läbi, aitäh kuulamast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.